Saturday Night Live'i stsenarist postitab sotsiaalmeediasse midagi, mis muudab kadunud isiku juhtumi mõistatuseks, millele pole lihtsaid vastuseid. Ta väidab, et tema kadunud õde on surnud ja käimas on mõrva uurimine. Kuid politsei ütleb, et see ei vasta tõele. Uurime selle naise kadumise saladust Los Angeleses. Tere tulemast saatesse Law and Crime. Mina olen Angelette Leevi. See juhtum on mõistatus mõistatuses, kus on rohkem küsimusi kui vastuseid. Alustame siis päris algusest. Christina Downer on olnud kadunud alates detsembrist. Kõigi nende postituste põhjal, mida tema vend on sotsiaalmeedias jaganud, pole keegi tegelikult Christinaga rääkinud alates 5. oktoobrist 2025. Eelmisel detsembril avadas Los Angelese politsei selle kadumisplakati, milles paluti abi 38-aastase Christina Downeri leidmisel. Plakatil oli kirjas, et viimati võeti Christinaga ühendust novembri lõpus. Plakatil paluti kõigil, kellel on teavet, helistada Los Angelese politsei kadunud isikute osakonda. Samal ajal, kui see plakat levitati, postitas Christina vend Jimmy Falley, kes on Saturday Night Live'i stsenarist, ka Instagrami, paludes kõigil, kellel on teavet, politseiga ühendust võtta. 22. detsembril 2025 kirjutas ta. Mu õde on kadunud ja me oleme mures, et ta võib olla ohus. Tema abielu nimi on Downer, kuid ta võib kasutada nime Christina Falley. Palun jagage seda, et kui keegi on teda näinud, saaks ta anda politseile mis tahes teavet. Nädal varem, 15. detsembril, ilmus Christina Instagrami kummaline postitus. Seal oli foto temast koos pealkirjaga Elan elu rahus. Kui soovite mulle jõulukingituse saata, siis ma ootan. Seal on grammatiline viga. Häid pühi kõigile. See oli mõnevõrra sarnane teise Downeri postitusega 5. novembrist. See ei kõlanud tegelikult tema moodi. Seal oli kirjas. Palju õnne mulle. Aitäh kõigile, kes mulle head päeva soovisid ja kõigile, kes küsivad, mida ma soovin. See on bios 3 rohelise südame ja dollari märgiga. Bios oli TV Cash Appi ja Venmo konto kohta. Jimmy Falley naasis Instagrami 23. detsembril. Ta postitas. Christina on oma koera Rexiga väga seotud. Ta on kääbuspincher ja kui sa teda näed, on tõenäoline, et koer on temaga. Viimati nähtud Koreatownis. Ma sain temalt teate 26. novembril. Ta oli sotsiaalmeedias aktiivne kuni 15. detsembrini. Praegu on detektiivid soovitanud meil teatud üksikasju mitte jagada, et juhtumit mitte ohustada. Aitäh kõigile, kes on infot levitanud. Jagan uuendusi, kui neid saan. Oluline on märkida, et kõigis Jimmy Falley postitustes ütles ta, et oli Christinalt teate saanud. Ta palus inimestel panna üles kuulutusi ja aidata teda otsida. Uusaasta õhtul 2025 postitas Jimmy taas Instagrami. See foto oli viimane kord, kui ma oma õde nägin, 17. septembril. Viimane kord, kui keegi temaga telefonis rääkis, oli 5. oktoobril. Tema telefonist saadetud sõnumid jätkusid detsembrini. Ja viimane postitus sotsiaalmeedias oli 15. detsembril. Kui olete minu õde näinud või midagi teate, palun helistage Los Angelese politseisse, anonüümsele vihjeliinile või saatke e-kiri aadressile findchristinala@gmail.com. Siis 29. aprilli õhtul postitas Falley, et tema õde on surnud. Ta kirjutas Instagramis, et Los Angelese politsei on meie perekonda teavitanud, et Christina ei ole enam elus ning juhtum on ametlikult muutunud kadunud isiku juhtumist tapmisjuurdluseks. Meie palved, et ta leitaks elusana, on muutunud palveteks, et tõde tuleks päevavalgele ja vastutavad isikud võetaks vastutusele. Meil on põhjust arvata, et nädalatel enne tema kadumist oli tema telefon ja sotsiaalmeediakontod kompromiteeritud. Isik, kelle valduses oli tema telefon, kasutas seda selleks, et varjata tema kadumist, küsida raha ning luua vale mulje, just kui ta oleks ise vabatahtlikult kadunud. Ma jagan seda, sest usun, et see, kes on vastutav, loodab teda igal võimalikul moel kustutada. Ma tahan tema loole tähelepanu juhtida ainsal viisil, mida oskan ja väljendada, et ta oli imeline inimene, kes on selles maailmas oluline, eriti minu jaoks. Ma usun ka, et on võimalus, et keegi, kes midagi teab, võib leida julgust välja astuda. Minu õde ei saa enam enda ees seista, aga mina saan ja loodan, et ka teie teete seda.
Parim viis, kuidas saaksid mind praegu toetada, on jagada seda postitust ja rääkida tema loost. Aitäh! See on tõesti südantlähestav postitus. Võtsin ühendust Los Angelesse politseiga, et seda infot kinnitada ja pressiesindaja vastas, et Christina Downerit pole leitud. Pressi esindaja ütles mulle e-kirjas, et röövide ja mõrvade osakond jätkab Christina Downeri kadumise uurimist. Kuigi tema kadumise asjaolud on kahtlased, pole Preili Downerit leitud ja tema juhtumid pole ümber klassifitseeritud tapmisjuhtumiks. Röövide ja mõrvade osakond uurib seda juhtumit hoolikalt, kuni lahenduseni jõutakse. Kõiki, kellel on selle juhtumi kohta teavet, palutakse võtta ühendust röövide ja mõrvade osakonnaga numbril 213 486 6850. See on väga segane. Nii et ma saatsin vastuseks e-kir ja küsisin veel mõned küsimused. LAPD pressi esindaja ütles, et midagi pole muutunud, nende avaldus kehtib ja uuendusi pole. Kus siis on Christina Downer? Ja kus on tema koer? Naised ei jäta oma koeri niisama maha. Usu mind. Olgu, selle juhtumi uurimiseks tahan kaasata Dave Sarney. Ta on New Yorgi John Jay kriminaalõiguse kolledži professor. Ta on ka NYPDst pensionile jäänud detektiiv, nii et ta teab, millest räägib. Dave, ma ei jõua ära oodata, et kuulda, mida sa arvad selle juhtumi kohta. Ma mõtlen, räägi mulle kõigepealt oma esimesed mõtted. Aitäh, et mind kutsusid. Ma ütlen sulle, millega sa tegeled. Sul on juhtum, mis sai üleriigiliseks tänu venna avaldusele ja jõudis meediasse. Ja kui ma oleksin LAPD, siis ma üritaksin seda detektiivi leida. Ja kui ma oleksin see detektiiv, siis ma paanikaksin praegu, sest me peame veenduma, et kõik on tehtud. Ja minu mure on, kas oli kontakti. Me ei ole kindlad, kas kontakti oli või mitte, sest LAPD vaidleb vastu sellele avaldusele, mille vend välja andis. Me ei tea, kas vend tegelikult kellelegi rääkis, sest kui ta seda tegi ja kui see asi muutub kadumisjuhtumist mõrvaks, siis juhtumit uuriv detektiiv räägib ikkagi uurijale. Seda nad teevadki, ma mõtlen, uurija räägib perega. Kui tema on pereliige, siis kellega nad rääkisid? Ja tead, kui sa näed palju vastuseisu õiguskaitseorganite poolt, näiteks LAPDs, kas nad üldse rääkisid temaga? Kas me usume, et nad rääkisid temaga? Me ei tea. Aga mõtlen sulle, see on kadunud isiku juhtum. Nüüd on see saanud üleriigilist tähelepanu, sest seda peetakse mõrvaks. Aga tegelikult ütleb LAPD endiselt, et tegemist on kadunud isikuga. Ja ma ei suuda seda uskuda. See on minu jaoks uskumatu, sest Jimmy, ma olin eile õhtul seal ja lugesin seda. Jimmy Falley avaldas selle avalduse Instagramis, öeldes, et LAPD on neile teatanud, et tema õde on leitud. Ta on surnud, ta on lahkunud. Ja see on mõrva uurimine. Nii et ma teen seda, mida me uudistes teeme. Võtan ühendust LAPD-ga ja nemad ütlevad mulle, et teda pole leitud. See ei ole tapmise uurimine, see on kahtlane juhtum ja sellega tegeleb röövide ja tapmiste osakond. See on eliitmeeskond seal LAPD-s. Nii et nad uurivad seda, aga ütlevad, et nad pole teda leidnud. Ja see pole ikka veel tapmise uurimine. See on kadunud isiku juhtum. Kus siis see vastuolu on? Ma isegi saatsin järelpärimise e-kirja. Umbes, et kas te saaksite seda mulle selgitada? Ja nad ütlesid, et jäävad oma avalduse juurde. Ehk siis midagi pole muutunud. Ma olen väga segaduses ja ma arvasin, et ma helistan Dave Starnile ja tema teab, kas siin toimub mingi eriti keeruline strateegiline mäng. See ongi see, mida me vaatame. Me ei ole kunagi, ja ma olen seda tööd teinud 27 aastat, me ei avaldanud kunagi sellist infot, kui me olime perega kontaktis, siis olimegi perega kontaktis. Ma ei tea, kellega ta on rääkinud, see viib tagasi sama asja juurde. Kas see on midagi, mis lihtsalt ei kusagilt välja ilmus, et tõmmata tähelepanu tema õe kadumise juhtumile? See võib olla põhjus, sest nad näevad LAPD poolt selle vastu nii suurt vastuseisu. Aga kui selle juhtumi detektiiv oled sa ilmselt saanud ülemustelt telefonikõnesid stiilis, mis toimub, mis sul on, kas midagi on muutunud? Ja see on kadunud isiku juhtum ja ma olen alati öelnud, et kadunud isikute puhul ei ole kadumine ise kriminaalne tegu. Just need asjaolud loovad selle kadumise mõiste või selle kadunud isiku kategooria. Minu arusaamise järgi venna jutust on see tema jaoks väga ebatavaline. Ta pole kunagi varem midagi sellist teinud. Tal pole vaimse tervise probleeme olnud. Ja see on ebatavaline.
Seega käsitleme seda ebatavalise kadumisjuhtumina. See ei ole inimene, kes lihtsalt otsustas oma kodust lahkuda. see ei tundu olevat nii. ja mis selle juures nii kummaline on see, et ta ütleb, et viimati räägiti temaga telefonis 5. oktoobril. 5. oktoobril. See on ajajoon. Ja ta ütleb põhimõtteliselt, et eelmisel aastal oli kellegi käes tema telefon. Keegi kontrollis tema telefoni, kasutas seda ja palus raha saata. Ja kui sa lähed tema Instagrami lehele, siis näed, et seal on nagu PayPali ja Venmo lingid, kus palutakse raha saata. Seal on detsembris postitatud fotosid, kus ta ütleb asju, mis ei kõla nagu tema teised postitused, kus ta räägib. Saatke mulle raha. Oh, aitäh toredate sõnumite eest. Saatke mulle raha. Siin toimub midagi kummalist ja see ei kõla nii, nagu ta oleks lihtsalt minema läinud. Ma mõtlen, võib-olla ta tõesti lihtsalt ära läks, aga see ei tundu olevat võimalik. Jah, neid juhtumeid on palju ja me räägime kadunud inimeste juhtumitest. Ja tead, uurijana on esimene asi, mida sa pead tegema, kui sa räägid inimesega, kes teatab kadumisest või ütleb, et keegi on kadunud. Sa püüad saada kadunud inimese kohta taustainfot. Mis teale sul on? Kas sellel inimesel on sotsiaalmeediakontosid, telefoninumbreid? Ehk siis, millised olid selle inimese harjumused? Nii saad vaadata ja näha, kust me leiame midagi, mis oleks tema kadumise puhul ebatavaline. Ta nähti viimati Los Angeleses, ilmselt Koreatownis. Mis kuupäeval anti tegelikult teada tema kadumisest? Me teame, et ta pole nendega oktoobrist saadik rääkinud. Mida sa teed, on see, et uurid, kus teda viimati nähti. Sa püüad minna sinna kohta, tuvastada kõik, keda oleks seal regulaarselt nähtud või kes oleksid seal olnud ebatavaliselt. Teisisõnu, kas see oli tema igapäevane harjumus sinna piirkonda minna? Sa tahad rääkida tema vennaga, saada kõik üksikasjad, kõik, mis tal on sotsiaalmeedias olemas, telefoninumber, tema ligipääs Instagramile, kui tal on veel mõni muu sotsiaalmeediakonto. Seejärel tahad külastada elanikke. Ta elab ilmselt üksi, sest tema Instagrami fotode ja videote põhjal tundub, et on üksi. Tal on koer. See on väga huvitav, sest ma ei ole kindel selle koera olukorra suhtes nagu. Sa tead, ta armastab oma koera ilmselt. Aga see koer, kas see koer on ikka veel elus? Kas koer oli temaga või jäi koer koju? Ja see on minu jaoks alati oluline, sest kui sul on loom, siis sa ei jäta looma koju või üksi, vaid annad selle kellelegi, kes saab tema eest hoolitseda. Nii et see võib olla veel üks põhjus, miks see kadumine võib olla tavapärasest erinev. Nii et see on tõesti hea küsimus ja oluline küsimus, Dave, sest kui sa oled naine või lihtsalt inimene üldiselt, siis sa ei jäta oma koera. Ja ma tunnen, et eriti naised, tead, nad armastavad oma koeri ja sul on pilte temast koos oma koeraga Instagramis, ta kallistab seda. On näha, et ta tõesti armastab seda koera. Ja kas koer oli temaga või oli koer korteris? Ja jumal küll, mõtle selle peale. Kui inimesed arvavad, et tema ise on turvaliselt ja nad arvavad, et suhtlevad temaga telefoni teel ja teda ei teatata kadunuks alles tükk aega pärast oktoobrit, sest telefonis toimub suhtlus temaga või kellegagi, keda nad arvavad olevat tema. Ja see kadunukuulutus ilmub detsembris, kus öeldakse, et Los Angelese politsei otsib seda kadunud inimest. Ma mõtlen, kahjuks võiks see vaene koer olla surnud, kui ta oli endiselt tema korteris, välja arvatud juhul, kui ta jäeti kellegi juurde. Aga tundub, et perekond arvab, et ei, ta ei läinud lihtsalt ära ega kadunud niisama. Nad ütlevad, et tal ei ole vaimse tervise probleemide ajalugu. Eks, ja sellepärast tulebki hankida tema pangaandmed. Nõuad kohtu kaudu välja telefoni andmed, saad kõnede detaile andmed, mobiiltelefon. Sest kui see mobiiltelefon on endiselt aktiivne, siis kes selle eest maksab, see on esimene küsimus. Teiseks, milliseid kõnesid selle telefonilt tehakse. Sa üritad saada kõiki pangaandmeid, kõiki finantsaruandeid, mis tal on. Sellepärast ongi tema koju, tema elu kohta minek oluline, sest sa pead nad kätte saama. Ja kui sa seda teed ning tegemist on üksinda elava inimesega, siis sa teed kontrollkäigu, et veenduda, kas temaga on kõik korras. Aga kõik, mida sa sellest majast leiad, selle jaoks on vaja läbiotsimisluba. Nii et nad võtavad kõik tema pangaandmed ja muu info kaasa. Seejärel esitad sa kohtukutse pangaandmete saamiseks, et näha kõiki krediitkaardi kasutusi. Ja me teame, et tema mobiiltelefoni on kasutatud. Kas ta on midagi kasutanud väljaspool? Kas tal on debetkaart või krediitkaart? Selleks intervjueerid sa venda
et teada saada, kuidas ta oma rahalisi asju ajab. Kui vaja, lähed panka, tema ajab oma asju pangas. Sa teed kõik need asjad ära, sest me teame, et ta on kadunud. Me tahame lihtsalt teada saada tema harjumusi. Kas ta peab päevikut selle kohta, kus ta käib? Kas tal on kohtumiste märkmik? Mida ta pidi tegema sel päeval, kui ta kaduma läks? Ja need on asjad, mis tulevad mängu ja see viib tagasi koera juurde. Kui tal on koer ja tal on lemmikloom ning minul on lemmikloomad, siis nad on igal pool laiali. Ma ei jäta koera päevakski üksi, rääkimata sellest ajast, kui kaua tema on ära olnud. Kas loom, kas koer oli temaga, kui ta lahkus sellest kohast? Ja see on midagi, mida peab jälgima, sest jällegi, sa tegeled ebatavalise olukorraga. Vend ei usu, et ta tegi seda. Ta on kadunud mingi põhjuse tõttu. Me ei tea veel põhjust, aga me tahame teada saada, mis oleks võinud viia selleni, et ta on nii kaua kadunud, sest ilma rahata ei saa elada. Ja sellepärast, kui Instagrami konto tuleb mängu ja sa näed, et inimesed küsivad selle kohta, siis see on veel üks asi, mille kohta tuleb tõenäoliselt kohtumäärust taotleda. Et teada saada Venmo konto, Cash Appi konto kohta, mis on loodud. Kõik need asjad on ikka veel käsil, et see võtab kahjuks aega. Ma ei tea, kas need on küsitud ja kas need on kätte saadud, aga need on asjad, mida peaksid küsima, sest sa pead selle tausta üles ehitama. Ta ei ole inimene, kes oleks olnud õiguskaitseorganite vaateväljas. Teda ei ole varem arreteeritud, vähemalt nii palju, kui me teame. Seega puudub tal karistusregister. Kõik varasemad suhted, kõik suhted, mis tal olid. Ma tean, et ta oli varem abielus ja abikaasa ei ela enam selles osariigis, aga kellega ta koos oli või kes on tema sõbrad? Kuna vend teatas tema kadumisest, kas oli veel keegi, kellega ta tavaliselt läbi käis tema sõpruskonnast, kes võiks öelda, jah, see ongi see, mida ta tavaliselt teeb. Nii et sa pead kõik seda ära tegema, naabrid, sõbrad ja nii edasi. Ja tema vend on nüüd täiesti vait jäänud. Ta ütles, teen sotsiaalmeediast pausi. Ta ei postita enam midagi, aga ta nimetas seda mõrvaks. Ja see paneb mind üsna palju imestama. Ma mõtlen, kas ta teeb seda selleks, et juhtida tähelepanu oma õe juhtumile, sest ta tunneb, et seda ei võeta tõsiselt. Ja aga tema ütleb, et LAPD ütles talle seda. See ongi see segadus tekitav osa ja nemad ütlevad, et ei, meie ei öelnud seda, meie ei teinud seda. Ma olen alati kuulnud, et kui sa suhtled detektiividega, siis tuleb kõike käsitleda tapmisjuhtumina, kuni pole tõestatud vastupidist. Aga kadunud isikute juhtumite puhul ei pruugi see alati nii olla. Tead, see on kadunud isiku juhtum, kuni see enam ei ole. Aga röövi ja mõrvade osakond, see on eliitdetektiivide grupp. See paneb mind arvama, et nad arvavad, et seal on midagi, Dave. Jah, ma ei tea, miks nad selle juhtumi endale võtsid või selle valisid, sest ma ütlen sulle, ma lähtun NYPD standarditest. Kohalik politsei, kohalik uurija võtaks selle kadunud isiku juhtumi vastu. Ja 7 päeva jooksul läheb see kadunud isikute üksusesse. Siis saab see juhtum natuke rohkem tähelepanu, sest kahjuks tegelevad sellega üksuse uurijad. See on protokoll, et pärast seda võtab juhtumi üle kadunud isikute üksus. Ma ei tea, milline protsess pidi toimuma, et röövi ja mõrvade osakond selle juhtumi üle võtaks. See on üks asi, millest ma ei ole teadlik, aga kui uurijad selle juhtumi saavad ja nad suhtlevad perega, siis nad peavad selle suhtluse dokumenteerima. Tead küll, kes iganes see uurija oli, kui ta seda väidab, siis kes oli see uurija, kes temaga ühendust võttis? Kes võttis temaga ametlikult ühendust? Nüüd ta taganeb, nüüd tõmbud tagasi. Mis selle põhjuseks siis on? Kas ta tahtis tähelepanu saada? Ma ei tunne teda. Kui su pereliige on kadunud, siis sa teed kõik, et sellele tähelepanu saada. Kas see oli tähelepanu püüdmiseks? Sest nüüd on see juba üleriigilises meedias. Sa näed aegukalt ajakirju, alates New Yorgi kohalikest uudistest kuni Variety Magazine'i ja People Magazine'ini. Ning kõik need teised väljaanded. Sa näed Daily Maili ja Guardianit. Kõik need teised, see on praeguseks peaaegu rahvusvaheliseks muutunud. Ja mis oli selle põhjuseks? Detektiivid teevad oma tööd. Ja kui nad kavatsevad perega nõu pidada, siis nad on selles osas otsekohesed. Ja kui tegemist on mõrvaga või surmaga, siis anname sellest isiklikult teada. Tavaliselt nii see käibki. Tema viimane postitus Instagramis ja me ei tea praegu, kas selle postitus tema ise või keegi teine oli eelmise aasta 15. detsembril ja seal oli kirjas: elan elu rahus. Kui soovite mulle jõulukingituse saata, siis ma ootan. Häid pühi kõigile! Ja enne seda, 5. novembril, kuu pärast seda, kui Jimmy ütles, et keegi oli temaga telefoni teel rääkinud, kirjutas ta:
palju õnne mulle sünnipäevaks. Aitäh kõigile, kes mulle head päeva soovisid. Ja kõigile, kes küsivad, mida ma soovin, see on bios kirjas 3 rohelise südame ja seejärel rahamärgiga. Nii et ta ütles seda pärast seda, kui Jimmy oli öelnud, et nad viimati temaga rääkisid. Põhimõtteliselt vaadake mu biot ja just seal ongi Venmo ja Cash Appi info. Kui ta on mingi kuriteo ohver, siis kellegi käes on tema telefon ja nad üritavad panna inimesi talle raha saatma. See on tõesti hirmutav. Ja seega nad peaksid suutma, ma arvan, võib-olla, nad peaksid suutma selle inimese üles leida, võib-olla telefoni abil. Aga tundub lihtsalt, et palju aega on möödunud. Ja see seabki selle probleemi, aga telefoni saab ikkagi alati jälgida. Tead, sellepärast ongi pereliikmetega nõupidamine oluline, sest seal on fotod olemas. Kas need fotod on vanad fotod, mis lihtsalt üles pandi või on need suhteliselt hiljutised fotod? Seda saad teada fotode metaandmete kaudu. Aga sellest hoolimata tahad sa ikkagi veenduda, et nõupidamine toimub. Kui see olukord on olnud aktiivne, kas vend on politseisse helistanud, LAPD-sse helistanud ja sellele detektiivile helistanud ning öelnud, et see on see, mis toimub? Sest mõnikord on võimalus, et uurija ja ohvri või tunnistaja või kaebaja vahel tekib suhtluse puudumine või arusaamatus. Sellisel juhul, kui tema on see, kui vend teatas tema kadumisest, siis temaga peaksite rääkima. Ja sellepärast ongi nii, et sa istud seal ja mõtled, et see pole tavaline. Sellepärast paistabki see ebatavaline, sest enne seda polnud kordagi ja ma vaatasin mõningaid tema Instagrami postitusi. Seal oli palju tantsimist ja igasuguseid tegevusi, aga mitte midagi sellist, kus oleks raha küsitud, nii nagu viimastes 2 postituses. Nii et see võib ka olla küsimus, kas see on ikka tema, sest me ei tea, mida ta pärast seda teinud on. Tead, me ei tea, kui aktiivselt ta oma krediitkaarti kasutab või kui aktiivselt ta pangakontot kasutab. See ongi see, millega detektiivid oleksid pidanud tegelema, et näha, kas need on aktiivsed või mitte. Sest kes maksab telefoni eest? Tead, kust see kõik tuleb? Kas see tuleb otse tema telefonist või keegi teine kasutab oma telefoni tema kontoga? Seda peab ka uurima. See võib olla kellegi teise telefonist tema kontole, pääsedes tema kontole niimoodi. Jah, see on tõesti mõistatus. See on hirmutav ja see arusaamatus, segased sõnumid on tõesti muret tekitavad. Me hoiame sellel silma peal. Dave Zarni, aitäh sulle. Suur tänu, olge hoitud. Kõik, kellel on teavet Christina Downeri kadumise kohta, peaksid helistama Los Angelese politsei röövi- ja mõrvajuurdlusosakonda. Siin number on taas 213 486 6850. Jälgime selle juhtumi arengut teie jaoks edasi. Ja see oligi kõik selleks korraks saates Law and Crime. Mina olen Angelette Levi, suur aitäh, et olite minuga. Kohtumsin jälle järgmisel korral.